Nii, tervist! Täna siis paneme kokku Pandos Indoraptori komplekti, mis on siis osa meie sügiskampaania auhindadest, millest me siis räägime ka nagu pikemalt pärast kokkupanemist. Ilma pikema jututa kokku. Nii, mis valmis siis sai? No saigi valmis see Indoraptori komplekt. 777 tükki täpselt ja siin oli seda ehitamist küll. Päris mitu tükki on siin ka sellised nagu peegeldused, et jalad ja käed ja mõnes kohas siin oli ka natuke, et need pruunid ja mustad tükid on natuke samamoodi selles, kus on see juhendis, tumepruunid. Tumepruunid. Jah, see näeb praktiliselt sama välja. Mõlemal on jah, sinna valge joon ümber, siis saigi okei. Aga minu arust saigi võib-olla natuke huvitavam või iseloomukam, et siin ühe käe peal ongi siis pruunid tükid, kus teise käe peal on nagu need mustad. Ma ei tea, kui ma need pruunid tükid siia sisse sain. Eks loomadel on ka
tihti peale, et ühelt poolt on ühtemoodi, teiselt poolt teistmoodi, et eks need laigud ikka erinevad. Väga harva, kui mõlemat pidi on täpselt sama moodi. Jaa. Mulle see komplekti puhul väga tegelikult meeldivadki see kõik jäsemed ja niimoodi, et need ongi sellised, saab liigutada ringi ja niimoodi. Et ta enam-vähem seisabki ilma aluseta püsti, aga alusega seisab kõige paremini. Et ma saingi selle tegelikult kõige paremini niimoodi seisma, et kui sa paned aluse peale, siis just need tumehallid nagu need jalaosad, et need paned siia nende staadide peale, siis ta seisab kõige kindlamalt. Et kui ma selle siia otsa saaksin paigutada niimoodi. Ja vaatan, kas ma saan ta niimoodi ka seisma või mitte, et või käte peale toetub, aga vist... No muidugi tal on need kaaled ja kõik see, mis sa saad niimoodi võib-olla tasakaalu ajada kuidagi. Siin on natukene vist tasakaalustamistööd. No, peaaegu. Muidugi üks asi, mis mulle võib-olla nii väga ei meeldi, on see, et see kael on natuke selline, muidugi see keerati kõik, aga ta ei püsi võib-olla siis sellises asendis. No käib nüüd talente, aga teised kaelosad on nagu sellised, mis võib-olla paremini nagu seisab niimoodi, et ühes asendis. See ongi ja sellise. Seda oli jube raske tegelikult sinna külgega saada, et võib-olla seal timelapsis on ka näha, et kuidas ma sellega seal natuke maadlesin, aga muidu mulle väga meeldib see, et kui juba midagi on kokku pandud, siis ta püsib väga hästi koos. Et ta on suht tugev haare nendel kolotsidel, et võib-olla peab natuke rohkem mõnikord jõudu kasutama. Mõnes kohas mul oligi, vajutasin, siis oligi. Pärast oligi, näpud olid nagu mingi söögaar või midagi, et peale vajutada niimoodi. Aga jah, ma arvan, et me võime selle nüüd oma riiulile ära panna, aga vist kõigepealt peaks ta aluse külge tagasi panema. Vaata, saad hakkama. Usun, et saan. See on küünised ka niimoodi, et... See käib siis nii. Ja pead natuke ta ettepoole ka kallutama. Ja muidu ta vajub taha ära. Aga jaa, paneme ta riiulile ja siis ülejärgmisel nädalal juba järgmine video. Ja järgmisena siis tuleb, kas saad äkki võtta sealt puuga muusikakast? Või siis Sembo auto. Sembo, jah, kompaktauto. Kommentaarides natukene hääletada, et siis saate ka valida, mis võiks järgmisena tulla.